tere, armas Valguse kogudus, tere tulemast taas kordsele Jumala teenistusele. Ja ma loodan, et sul on hea meel, et sa klikkisid selle lingi peale ja alustame ülistusega, kiidame Issandat, sest tema on hea. Amen. Amen. Isa, tõesti tänu sulle, et sina ei muutu mitte kunagi, Issand. Isa, sa oled teinud meid enda sarnaselt oma näo järgi, Issand, ja me tahame sind kiita, sest sa oled meid teinud selle jaoks, et me võiks sulle au tuua iga päev, Issand. Ja mis iganes olukorras me praegu just oleme, Issand, me tahame sinu nime kõrgeks tõsta ja sind austada, Issand. Sa oled suur ja sa oled võimas, Issand. Ja isegi kui meie tunded ja emotsioonid ei taha sind praegu kiita, siis me ütleme neile just praegu. Kiida mu hing, Issandat, sest sina oled väärt seda. Jeesuse Kristuse nimel. Halleluuja. Laulame koos, kiida mu hing, Issandat. Kiida mu hing, Issandat. Kiida mu hing, Issandat. Ja kõik, mis mu sees ta püha nime. Ja kõik, mis mu sees ta püha nime. Kiida mu hing, Issandat. Halleluuja. Kiida mu hing, Issandat. Ja kõik, mis mu sees ta püha nime. Ja kõik, mis mu sees ta püha nime. Jeesus on Issand, Jeesus on kuningas, Jeesus on nimi, milles vägi. Jeesus on päästja, Jeesus on lunastaja, Jeesus tõi elu vere läbi. Sa tõid elu vere läbi, Jeesus sind austame. Kiida mu hing. Kiida mu hing, Issandat. Kiida mu hing, Issandat. Ja kõik, mis mu sees ta püha nime. Ja kõik, mis mu sees ta püha nime. Kiida mu hing, Issandat. Halleluuja. Kiida mu hing, Issandat. Ja kõik, mis mu sees ta püha nime. Ja kõik, mis mu sees ta püha nime. Jeesus on Issand, Jeesus on kuningas, Jeesus on nimi, milles vägi. Jeesus on päästja, Jeesus on lunastaja, Jeesus tõi elu vere läbi. Jeesus on Issand, Jeesus on kuningas, Jeesus on nimi, milles vägi. Jeesus on päästja, Jeesus on lunastaja, Jeesus tõi elu vere läbi. Halleluuja, halleluuja, tänu sulle, Issand. Tänu sulle, Issand, sinu armu eest ja sinu headuse eest. Austame ja ülistame sind, Issand, sest sina oled hea. Halleluuja. Amen. Amen. Issand on hea, kas pole mitte nii?
ja enne kui me läheme Jumala sõna juurde, siis me saame ka võimaluse tuua issandale oma annetused, oma kümnised ja see pangaarve link on selle video selgituses, nii et vaata see sealt järgi. Ja Malaki 3:10, see on üks mu lemmikkirjakohti, mis räägib just andmisest. Ja Jumal on selline Jumal, kellel on rohkem, kui me üldse arvame, et tal on. Ja me ei pea muretsema, mida me ära anname, sest kui me anname Jumalale, siis tema annab meile palju rohkem vastu. Ja kui sa tood oma kümnise ja oma annetuse täna, siis too see rõõmuga ja too see südamest, sest teades, et see läheb valguse koguduse töö arenguks ja selleks, et Jumala sõna võiks levida. Mitte ainult ka Viljandis, aga Viljandist ka väljapoole. Ja Malaki 3:10 ütleb, tooge kõik kümnis täies mõõdus vara aita, et mu kojas oleks toitu ja proovige mind ometi sellega, ütleb vägede issand. Tõesti, ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni. Ja ma sõitlen teie pärast rohutirtse, et need ei hävitaks teie põlluvilja ja teie viinapuu väljal ei jääks viljatuks, ütleb vägede issand. Ma ei tea, kas sa oled kunagi kogenud väga-väga suurt õnnistust Jumala poolt ja kui sa oled seda tundnud, siis sa mõtled, sa oled nagu mäe tipul, sest et see on nii imeline. Ja selline tunne on siis, kui Jumal jagab oma õnnistust meile. Aga isegi kui meil on vähe raha, siis tegelikult see õnnistus, mida Jumal meile jagab, see on teadmine ja kindlus ja usaldus Jumalas, et meil ei ole kunagi puudust. Amen. Nii et kui sa täna annetad, siis anneta selle teadmisega, et Jumal kallab sind üle oma õnnistusega. Kas sa usud seda? Ja õnnistame seda ohvrit, mis sa kannad üle kas rahaga või paned kõrvale ümbrikusse järgmiseks korraks, kui me kohtume. Aga palvetame koos. Isa, me täname sind, et sina oled andja. Ja sina annad meile rohkem, kui me suudame oodata või arvata, sest sina oled armastav isa. Aga isa, me palume, et see and, mis me täna oleme kokku pannud, issand, et see võiks minna paljundamiseks, et see võiks minna õigeks kasutuseks, isa. Ja ma palun, et sa õnnistaks iga ühte, kes annab, et tal ei oleks kunagi puudust ja me täname, isand, et sina oled meie varustaja. Sündigu sinu tahtmine Jeesuse Kristuse nimel ja kogu kogudus ütles Amen. Amen. Ja järgmisel pühapäeval, 1. augustil, me ootame kõiki tagasi Viljandis aadressil Tartu täna 5, kui toimub meie jumalateenistus koha peal ja seal on teenimas Raili ja Chris Robi ülistuse ja sõnaga, nii et tule kindlasti kohale ja toimub leivamurdmine, nii et on hea kindlasti jälle kõiki koos näha ja koos Jumalat ülistada. Amen. Aga nüüd me saame kuulda Jumala sõna ja kuna me oleme siin Lootuse külas, siis me haarasime Lootuse küla tegevdirektor Raimond Kukelt varrukast kinni ja ta oli nõus jagama oma südant teiega. Nii et paneme oma kõrvad siis kikki ja südamed valmis selles osas, mida Jumalal on öelda. Amen. Tere kõigile kallitele vaatajatele, et oleme täna siis siin Lootuse külas ja minu taga on tegelikult Lootuse küla mesila. Ja kui vähegi vaba aeg on või võimalus, siis mina kindlasti oma vaba aja veedan siin. Et kahjuks te vist hästi näe, aga eile ma sain kõvasti nõelata, et mul on abielu sõrmus on nagu kõvasti siin kinni. Nii et ma ei tea, kui kaua see veel niimoodi paistes on, aga praegu ta on täitsa üles paistetanud. Minu elu muutus Lootuse külas kuskil 9 aastat tagasi ja ma tulin siia, kui ma olin 24-aastane ja sellest 24 eluaastast ma olin tegelikult üle 10 aasta narkomaan ja mul olid kõik võimalikud sõltuvused. Mul oli manipuleerimine, kleptomaania, küünte närimine, mul oli igasugused pornograafia, kõik võimalikud ainete sõltuvused, fentanüül, kanep, amfetamiin, GHB, kõik võimalikud ained, mis olid, ma kõike tarvitasin, muidugi ka alkohol ja ravimid. Ja kui keegi küsib minu käest, et Raimond, et kus oli see koht või mis oli see hetk, kui sa said sellest sõltuvusest vabaks, siis see oli üks päev, kui ma võtsin Jeesuse Kristuse oma südamesse vastu. Ja see oli nagu ühe sama momendiga, plõks, ma ütlesin, et Jeesus, ma ei taha enam niisugust elu elada, tule minu südamesse.
ja sellest päevast alates minu elu muutus. Ma lõpetasin programmi ja minu südamesse tuligi niisugune soov ja igatsus lihtsalt aidata teisi inimesi, sest ma nägin, mismoodi need inimesed, kes siin töötavad, mismoodi nad on andnud konkreetselt enda elu, oma aja, kõikvõimalikud tarkused, asjad, et lihtsalt aidata neid inimesi. Ja ma tundsin, et see, mis ma olen siit saanud, et ma lihtsalt ei saa seda enda ellu enam kunagi nagu lihtsalt hoida endale. Ja ma tulin peale piiblikooli siia Lootuseküllaga tagasi ja lihtsalt sooviga aidata neid inimesi ka, kes aitavad siin teisi inimesi ehk töötajaid. Ja ma kunagi ei unistanud ega mõelnud, et minust kunagi saab tegevjuht või tegevdirektor, aga mu südames oli lihtsalt üks igatsus aidata teisi. Ja niimoodi aastatega nagu läks, kus ma teenisin ja aitasin ja lõpuks siis anti see roll ka mulle, et aidata teisi siis ka tegevjuhina. Ja ma olen väga tänulik sellest, et mõni mõtleb, et oi, vaene inimene, tead, nii raske töö ja kõike seda teed, aga kõige selle sees ma ei tea ühtegi paremat nagu töökohta, kus sa näed reaalselt, mismoodi inimeste elud muutuvad. Ma reaalselt nagu mäletan igat inimest, kes on siia tulnud, missugusena, kui hullus olukorras nad tulid. Ma mäletan, kui Arlis siia tuli. Maid muidugi, Mai ei ole siin olnud, aga ma mäletan seda, kui Arlis tuli see programmi ja tõesti, missugune seal ei olnud mingisugust lootust nagu tema enda südames või silmis, aga meie uskusime. Miks? Sellepärast, et kunagi keegi uskus meisse. Ja see on alati meie niisugune nagu väljakutse, et kui tuleb ka see uus inimene, et mitte vaadata seda välist fassaadi, kes ta on, aga milline potentsiaal, milline tulevik tegelikult võib selles inimeses seespidiselt olla. Nii et minu jaoks on tohutu suur põnevus olla siin Lootusekülas ja näha, mismoodi need uued inimesed tulevad või ka nende inimestega, kes on juba siis olnud siin kauem, mismoodi see protsess käib. Nii et selles mõttes on see üks privileeg näha seda, mismoodi Jumal seda tööd siin teeb. Mäletan ühte päeva, kui ma olin piiblikoolis ja ma käisin siis Lätis piiblikoolis ja ma läksin ühele teenistusele ja seal teenistusel oli üks Valgevenest üks suur jutlustaja ja teate, see oli niisugune väga karismaatiline teenistus, et kutsuti inimesi ette ja palvetati ja need inimesed kukkusid ja lendasid seal. Ja siis mina olin ka niisugune noor kristlane ja läksin ka nagu niisuguse suure hooga sinna ette, et tahaks väga, et see mees minu eest just palvetaks, et tahaks ka lennata ja tahaks ka kukkuda ja kõike seda kogeda, mis ma nägin, et teised inimesed seal kogesid. Ja ma läksin sinna, aga siis suunati hoopis mind mingi kellegi nagu vanema naisterahva juurde ja öeldi, et las nüüd tema sinu eest palvetab. Palvetas ära, ma olin väga pettunud, läksin tagasi sinna kogudusse, sinna taha, hiilisin, läksin teisele ringile. Siis nad vist said aru, et ma juba teist korda seal ees olen, suunati mind ühe vanema meesterahva juurde, et tema sinu eest palvetab, jälle pettumus. Ma läksin kolmandat korda sinna kiriku ette, mõtlesin, ei, see mees peab minu eest palvetama. Ja siis oli niimoodi, et see mees tuli minu juurde, pani mulle niimoodi käe vastu pead ja ütles niimoodi sügavalt nagu palvetades, ütles, et Raimann või et ära vaata kunagi pastori peale, aga vaata minu peale. Ja ma sain sellest ühe õppetunni, ma tulin muidugi sealt eest ära, ma ei kukkunud pikali, mingisugused värinaid, mingisuguseid surinaid ei olnud, aga ma sain ühe sõna. Ja see sõna oli see, et ma ei vaata pastori peale, aga ma vaatan just Jumala peale, mis tema minule isiklikult räägib. Ja see oli üks tohutu hea õppetund, et järgnevalt, kui ma läksin igale poole kirikusse või kogudusse, siis ma võib-olla ei kuulanudki nii palju seda, mida pastor nagu mulle räägib või mis õnnistus ma peaksin saama, aga mida Jumal mulle isiklikult kõnetab. Ja ma iga aasta alguses ma võtan ühe niisuguse aja, kus ma lihtsalt kuulan Jumala käest, et mis ta ütleb, et mis on selleks järgmiseks aastaks. Ja praegu on juba juulikuu, aga mulle tuli südamesse see sama sõna teiega jagada. Ma võtsin samamoodi aja ja kuulata, missugune aasta on aasta 2021. Ja ma sain ühe kirjakoha, mis on Efeslaste 6 ja Salm 13. Ja siin ta ütleb niimoodi. Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud. Nii et ta ütleb tegelikult seda, et esiteks me peame võtma kätte Jumala sõjavarustuse. Et ma mõtlen ka üldse nendes aastate jooksul või üldse, kui tihti, kui tulevad mingisugused väljakutsed, mingisugused olukorrad, mismoodi me ei võta kätte Jumala sõjavarustust, aga mismoodi me võtame kätte näiteks ongi Raimanni sõjavarustus või Arlise või Mai sõjavarustus. Et me hakkame mingisuguses olukorras vastu minema mitte Jumala sõjavarustusega, aga enda sõjavarustusega. Ja siis ta räägib seda, mismoodi see, et me peaksime võtma kõik
Jumala sõjavarustuse, on ju. Et kui palju on kõik Jumala sõjavarustus. Ja ma mõtlen, et need päevad on alati kahesugused. Ühed päevad, mis võivad ollagi need, mis on need kurjad päevad ja teised päevad on need, kus me peame jääma püsima, kui me kõik oleme saavutanud. Et on olemas niisugused rasked päevad, kus on võib-olla mingisugused emotsionaalsed, mingisugused väljakutsed, võib-olla on mingisugused inimsuhetega mingisugused asjad, et minu jaoks on kõige suurem väljakutse ka, kui ma siin räägin ka tööst Lootuse külas, siis on ka ju alati kahesugused inimesed, kes võtavad väga hästi vastu ja inimesed, kes ei võta üldse vastu. Ja minu jaoks on alati nagu see suur väljakutse, mismoodi ma tahaksin ise neid olukordasid lahendada, mismoodi ma tahaksin selle inimese kuskile kuu peale saata, nii-öelda võib-olla isegi mitte kuu peale, aga rongi peale saata, anda talle see 360, ütleda vaigu, sa ei taha minema. Aga kas see on see, mida Jumal soovib? Kas on see Jumala sõjavarustus? See on pigem see Raimani sõjavarustus. Ja siis see kõik Jumala sõjavarustus, et Jumal on andnud meile tohutu suure pagasi. Ja see kõige suurem nagu see sõjavarustus on esiteks on see, et mida me oleme õppinud Jumala sõnast. Kogu Jumala sõna on see Jumala sõnavarustus, see Jumala sõjavarustus. Ehk mida me oleme õppinud Jumala sõnast, mis on see sõjavarustus. Ja teiseks ka, mida me oleme kogenud. Et inimesed on väga erinevad, et näiteks kui sa mõtled oma viimasele mingisugusele madalseisule või mingisugusele asjale, siis sa saad ühe kogemuse, mismoodi sa oled sellest välja tulnud. Et kellelegi on see ülistus, kellelgi on see lihtne andestus, kellelgi on see lihtsalt konkreetselt mingisugusest olukorrast fookuse välja saamine. Näiteks, miks ma ütlesin ka, et ja võib-olla miks me täna siin oleme Mesilas, üks väga tugev nagu tööriist näiteks, mille ma usun, et Jumal on minule andnud, ongi see sama mesindus. Et kui mingisugune asi nagu käib konkreetselt üle pea ja tekivad sellised sundmõtted, et sa ei saa nagu nendest mõtetest lahti ja nad muidugi väsitavad sind ja kurnavad, siis Jumal on andnud mulle uued mõtted, mida ma mõtlen ja tihti need on seotud selle mesindusega. Et kui ma ei pea nagu inimese aju nagu üles ehitatud niimoodi, et ta kogu aeg midagi mõtleb, sa ei saa lihtsalt niisama olla, sul on kogu aeg midagi pea ketrab. Nüüd Jumal andis mulle selle mesinduse alguses, siis ma ütlen ausalt, see väsitas ka ära, kuna ma ärkasin kell 3 öösel üles, hakkasin mõtlema, kuhu ma mingi raami panen ja kuidas mida õieti teha. Aga tead, kui lihtne ja kui kerge on, et kui on mingisugused väga rasked sundmõtted, mis nagu tahavad võtta minu üle meelevalda, ma tulen siia, saan nõelata, seda mitte meelega, ja ma olen selle asja sees ja mul lähevad mõtted selle olukorra pealt ära ja ma saan sellest nii-öelda rõhumisest vabaks. Nii et need on need kogemused, mida Jumal on andnud. Need on igal ühel erinevad. Teinekord kellelgi on see näiteks ülistus, et ta paneb selle ülistusmuusika käima ja ta lendab kuskile kaugele ära. Kellegil võib olla see Jumala sõjavarustus, muidugi, mis on kõik piiblis kirjutatud, kõik vaimuannid, kõik vaimumõõgad, kõik usukilbid, asjad, sa paned usu tööle, sa näed seda olukorda, kui sul on eelnev kogemus elus, mismoodi Jumal on sind kõigest sellest välja töönud, sa lükkad selle usalduse lihtsalt sisse, sest sa tead, et see olukord, mis on, Jumal toob ka sellest välja. Sul on üks kogemus, mismoodi seda ületada. Ja muidugi see usaldus iseenesest Jumala vastu, see on tohutu suur tugevus. Ma mäletan, ma tean, meil on siin Lootuse külas üks töötaja, üks Tani, ja tema on vist, ma usun, et juba üle 50 aasta usus olnud. Ja mina olen temalt midagi väga palju õppinud. Tulevad mul igasugused suured arved ja suured igasugused väljakutsed asjad. Ma vaatan, mismoodi tema on ülirahulik. Ta naeratab mulle, muigab, saad hakkama ja niimoodi. Ja ma näen, mismoodi tema elus on ühed kogemused, mismoodi Jumal on kõigest välja toonud. Ja siis ma lähen sellest olukorrast jälle välja ja ma näen, mismoodi lihtsalt see on üks järjekordne võit läbi tema nime. Ja sellest tekib üks tohutu usaldus. Nii et me võtame kätte kõik Jumala sõjavarustus, et me suudaksime vastu panna kurjal päeval. Nii et kui need kurjad päevad nii-öelda tulevad ja see on reaalsus, siis me peame nendele lihtsalt vastu panema. Keeltega palvetamine, kui sul on emotsioonid asjad, pane keeltega palvetamist, sa näed, mismoodi need tunded asjad kõik muutuvad. Jumal annab sulle üleloomuliku sõjavarustuse. Ja siis on ühed teistsugused päevad ja jääda püsima, kui te kõik olete teinud. Elus on hetked, elus on perioodid, momendid, kus me tunneme, et me oleme kõik enda elus saavutanud. Ma mäletan, ma kolisin aasta aega tagasi siin Lootuse külas ühte suurde uhkesse majja. Ja ma istusin seal ja mõtlesin, no nüüd, siin ma nüüd olen, Raimon, kõik on saavutatud. Ma olen uhkes suures majas, mul on imeilus abikaasa, mul on auto, mul on laps. Mida ma veel elult tahan? Nüüd, minu arust kohati see väljakutse on isegi suurem ja raskem jääda püsima, kui sa oled kõik teinud. Siis sa pead ennast suutma uuesti motiveerida.
sa saad mingisuguse suure asjaga hakkama, näiteks nüüd me avasime Keila poe, see oli väga suur töö, et seda kõike saada. Nüüd see on tehtud, mis nüüd? Nüüd sul tuleb jääda püsima sellesse. Sul tuleb leida uus motivatsioon, sul tuleb leida uued sihid ja see on tihti veel suurem väljakutse kui see, kui panna raskustele vastu. Kurjal päeval raskustele vastu panna, me oleme nagu sellega harjunud, meil on kindel usaldus Jumala vastu, ta toob meid kõigest välja, aga mis juhtub siis, kui sa tunned, et sa oled kõik saavutanud? Mis juhtub siis, kui sa tunned ühte suurt edu? No, et that's it, nüüd me oleme siin, kõik on saavutatud. See on minu jaoks on alati tohutu nagu suur julgustus on see, et kui ma alati nagu lihtsalt alandan enda südant ja ma mõtlen, et mina ei ole millegiga hakkama saanud, see on Jumal, kes on seda teinud. Ja igal hommikul, kui ma lähen tööle, minu motivatsioon, minu mõte on see, kuidas ma saan alandlikkusest teisi inimesi teenida. Mitte see, et mida ma saavutan, ma võin mõelda positsiooni pärast, mina olen tegevjuht, kõik peate mulle alluma. Ei, vastupidi, kui on nõudeb esimene, ma lähen, võtan ise, aitan mehi, ma olen nendega ühel levelil, teised juhid, mina peaksin kõike juhtima. Ei, ma allun ise teistele juhtidele. See on minu enda südamehoiak. Ma ei ole mitte midagi siin elus saavutanud, aga see on ainult kõik tänu Jeesusele Kristusele. Enam ei ela mina, aga nüüd elab Jeesus Kristus. Ja kui ma siukse südamehoiakuga lähen ühele päevale vastu, mu mõte, mu fookus on see, kuidas aidata teisi, kuidas teisi inimesi teenida, siis ma näen, et seda tööd on tohutu palju ja see on see võti ka, mismoodi jääda püsima, kui ma kõik olen saavutanud. Nii et ma tahan igat inimest lihtsalt kogu südamest julgustada, et need ajad, need perioodid, mille sees me oleme, seal on ühed kurjad päevad, aga Jumal on andnud sulle kõik Jumala sõjavarustuse ja minu arust üks kõige tugevam sõjavarustus, ma lisan siia juurde, on see, kui me teist inimest armastame. Kui on eriti rasked fruktid või inimesed, kes on eriti ebameeldivad, siis Jumal ütleb sulle praegu, et armasta seda inimest. Ja see on see tema suur ja vägev ja võimas sõjavarustus ja ma olen näinud aastatega, mismoodi see toimib kõige paremini. Kõige raskemad inimesed, keda üldse ei taha armastada, keda tahakski teda rongi peale saata. Ma lähen päevale vastu ja ma armastan teda. Ja tead, missuguse võidu see toob sisemise. Ma tahaksin teda rongi peale panna. Ei, ma lähen kütan sauna, võtan selle inimese, lähen temaga koos sauna. Need on need seesmised võidud, mille Jumal annab. Ja niimoodi on see, kuidas sellest nii-öelda pingest ja raskusest ka lahti saada. Ma armastan seda inimest. Nii et seal on ühed päevad, mis on rasked, millele tuleb vastu panna, aga seal on ka päevad, kus me oleme kõik saavutanud ja me peame jääma püsima. Nii et ma tahan julgustada ükstapuha, kus sina oled nendes päevades, nendes asjades. Jumala sõnas on kõik vastused olemas, nii et ole väga õnnistatud ja saa julgustatud selle sõna läbi. Amen. Tänu Jumalale selle sõna eest, mida värske pastor Raimann meile jagas. Aga laulame veel kiitust Issandale. Halleluuja. Ma tänan Issandat igal ajal. Ma tänan Issandat igal ajal, igal ajal, igal ajal. Ma tänan Issandat igal ajal, igal ajal, igal ajal. Alati on tema kiitus minu suus, alati on tema kiitus minu suus, kes tema poole vaatavad, rõõmus säravad, kes tema poole vaatavad, rõõmus säravad. Issand on hea, Issand on hea, Issand on hea, tulge ja maitske. Issand on hea, Issand on hea, tulge ja maitske, sest Issand on hea, Issand on hea, tulge ja maitske. Issand on hea, Issand on hea, tulge ja maitske. Halleluuja. Amen, amen. Jumal on nii hea ja ma soovin sulle imelusat uut nädalat koos Issandaga. Võta see sõna, mida Jumal läbi pastor Raimanni jagas ja pane see praktikasse, sest et ainult nii saab Jumal sinu elu muuta, kui sa võtad selle sõna ja elad selle järgi. Amen. Ja kohtumiseni juba järgmisel korral ja Jumala rahu sulle, Jumala õnnistust sulle
ja näeme jälle.